Tere tulemast The First Beti podcasti, siis mina olen Robin ja meiega on täna kaks vahvat külalist siin, Papsid. Tere! Tervitus, tere Robin. Väga meeldiv, et te saite siia podcasti tulla, aitäh, et aega tegite. Lähme siis kohe asja juurde, alustame algusest siis, et kas te tutvustaksite ennast natukene? Loomulikult, rõõmuga. Me oleme Papsid teinud Illimeriga, mina olen siis Kristo Tuurman ja Mina olen Illimur Pilt. Ja me oleme Papsi teinud circa 3 aastat ja peaasjalikult siis ongi, meie sihtgrupp on lapsevanemad, me oleme Papsi teinud 3 aastat sellepärast, et me saime aru, et kui lapsed tulevad suhtesse, siis paarisuhe kannatab, tekivad erinevad kriisid, erinevad probleemid suhtesse ja siis meil tegid ka tegelikult isegi suhtekoolitusi, igasuguseid selliseid toredaid tegevusi oli üksjagu, kui me Papsidega alustasime ka, saime aru, et kõik on nad ideaaltingimustel. Ideaaltingimustel tähendab seda, et nad on siis sellel hetkel, kui näiteks lapsed on juba suuremaks kasvatatud või ollakse teisel ringil näiteks, et 2 nädalat on lapsed ühega, 2 nädalat teisega, eks ju, kes suhtekoolitusi läbi viisid ja mis nii viga on suhet hoida, kui lapsi ei ole, saime me aru ja siis ise oleme oma paarisuhetes ja oma selle lastevanemluse karjääri jooksul korralikult pangisid läbi kolistanud ja siis saime aru, et meil on mida jagada ja siis hakkasime tegema kõigepealt siukseid töötubasid ja koolitusi, eelkõige siis lastevanematele, isadele alguses, siis peaasjalikult meie põhiline sihtgrupp, kellel on teema on isad, Papsid ja siis tulid sinna emad juurde ja siis töötoad, laagrid ja siis eelmine hooaeg alustasime ka podcastiga, nii et meil on siuke papsid.ee podcast. Tuli välja, et koolitusruumi lihtsalt ei mahu ära need teemad siis kõik, et oli vaja suuremalt kajastada nagu. Ja siis on täitsa meil osad episoodid mingi konkreetse teema peale ka, ja meil käib väga siuksed vahvad ja mõnusad külalisi ka, et just nendel teemadel, mis seda suhet ja lapsevanemlust ja kõik seda puudutab, nii et arutada. Nii et jah, siuke 3 aastat oleme toimetanud, teinud ja praegu siis siin. Väga põnev. Mille eest tänavad lapsevanemad teid kõige sagedamini? No mul nagu, ma mõtlen, kui me need tagasisidesid saame, mida just tänagi oli väiksed vastuse päev, et meie eelmise koolituse eest, siis see ma arvan, et kõige rohkem on see, et isadel eriti on see, et tegelikult ei räägita ja meil ei anta, nagu kui me sünnitusmajas selle lapsega koju läheme, meil ei anta väikest nagu sükest juhendit kaasa, et mis nüüd saama hakkab, jah, me oskame need mähkud vahetada, me oskame lapsele süüa anda, sellest hoolitseda, saame aru, et okei, et natuke läheb unega meil pekki, aga tegelikult kui suur muutus see lapse tulek on, me tegelikult ei tea seda. Ja kuna me ei tea seda, siis me teeme igasuguseid pangisid, me eksime ja eriti kus see eksimused on suured, ongi selles paari suhtes ja see saab kõige suurema nagu löögi. Ehk siis põhiline tänu on läbi selle, et ongi, et me aitame sinna paari suhtele seda uut valgust luua, uut nägemist, uut märkamist. Suured tänud tulevad just selle paarisuhte teemal, et inimesed saavad uuesti rääkida, me anname neile kommunikatsioonitööristad, puhtalt me koolitustel jagamegi praktilisi tööriistasid, mis nad saavad rakendada, aga teine väga suur tänu, kus tuleb nii naiste kui meeste poolt, on siis see, et me anname tagasi mängumeelsuse, ehk siis lapsed suhtlevad ühes universaalses keeles, milleks on mängukeel ja et vanemad nagu leiavad uuesti selle sideme lapsega, et miskipärast on vahepeal unustatud mängimine ja mürgeldamine kui selline ära. Saame täiskasvanuks maru kiiresti. Jah, et saame täiskasvanuks ja siis me võtame need väiksed lapsi nagu väiksed täiskasvanuks, soovime, et nad teeksid seda, mida me tahame, aga tegelikult laps tahab, et koos vanematega teha, mida ka tema tahab. Aga meie ja mis on mängimine, eks ju. Ja siis läbi selle mängu me saame, see on üks tohutu hea viis, kuidas lastega ühendust luua ja sealt eriti need tõsiselt võetavad papsid. Ja see on väga keeruline ka, et siis kui nagu isad saavad selle, päriselt saab niimoodi teha, siis nad nagu, siis teab ka hästi suur tänutunne, et mis mõttes nagu, ma läksin lapsega korra teadlikult mänguväljakule ja tegin taga 15 minutit, thanks papsid, mis varem seda teinud. Meil on siuke laager ka nagu papsid ja põnnid laager, et seal vist nagu see ülikooli vanus on juba natukene läheb nagu, jääb suuremaks, et meil on siuke 4-10 on siuke ideaalvanus, kus siis isad tulevad ja võtavad 1 lapse kaasa ja 3 päeva on mõnusat olemist ja ühenduse loomist enda lapsega. Nii et see on siuke, sellega me tegeleme. Et kas on mingi kindel küsimus ka, mida te kuulete just lapsevanematelt kõige rohkem?
vot niimoodi kindlalt küll ja see meil on ikkagi suhte teemal on küll suhte teemal on tavaliselt on kuule kus see intiimsus on, et see on üks väga tugev, sest see kaob ka just nimelt meeste puhul nagu nii-öelda on nagu nii-öelda kuidagi no vajadused on suuremad, eks ju, sest naise poolt on kui sul on eriti kui laps tuleb ilma, sul on kogu aeg on keegi on nagu tissi küljes, eks ju, rinna otsas, sul on see väike laps, kogu aeg pakub seda lähedust ja tihti on nii, et naistel on, et ära hinga ka see mees minu peale sellele perioodil, eks ju. Ja tihtilugu on ka niimoodi, et naised saavad ise selle mehe sinna, et siis järelikult on ka naiste puhul on see emotsionaalne kättesaadavus, et just nagu nii-öelda, et see mehed on kinnisemad, et nad nagu avaksid ennast rohkem või siis võtaksid seda vastu, mida nagu naine pakub, et nad ei tunne, et nad oleks nagu nii-öelda seotud, et kui meestel on just see puudutust, intiimsuses puudu, siis nagu nii-öelda naistel on see küsimus nagu pigem see, et kuidas ma oma mehe tagasi saan, et ta päriselt oleks siin olemas ja mõlemal on siis koos on siis just see lapsega sideme üles ehitamine, kolmas variant on. Ja et mis on kaduma läinud, et seda saab alati nagu üles ehitada, aga noh, see pole midagi parata, et see on nagu tõsi, et see, kui sul on seal 0-3 vanuses lapsega on töö tegemata jäänud, ega seda sa nagu tagasi teha ei saa, sa saad alati üles ehitada ikka, aga see nii-öelda põhiline töö on ikkagi, kui laps on, mida väiksem on laps, seda suurem mõju sul tegelikult sellele sidemel on, mis sul lapsega nagu on, et sa võid enda peale ka mõelda, et kuidas sul endal nagu suhted vanematega on, kuidas isaga, kuidas emaga, kummaga lähedasem, eks ju, ja suure tõenäosusega on see, et see suur osa sellest lähedusest ja ühendusest on esimese 3 aasta jooksul ära tehtud, ja siis see 3-6, ütleme enne kooli on see põhiline periood, et siis kui sa juba koolis käid ja seda nii-öelda teekond alustad, siis see nii-öelda seda läheduse ehitamine läheb järjest keerulisemaks, sellepärast et tulevad sõbrad, boyfriendid, girlfriendid, kõiki muud influkad, kes hakkavad olulist rolli mängima, eks ju. Ja siis see vanemate roll jääb järjest väiksemaks. Teismine ja seda lähedust on tõepoolest juba sellepärast keeruline see ehitada, et sa satud konflikti oma vanematega, siis sa pead ennast perekonnamudelist välja kirjutama. Samal ajal nagu otsid armastust nende poolt, aga sinu keha lihtsalt töötab selle nimel, et sa oleksid konfliktis nendega. Et sa muidu sa lihtsalt jääd neist sõltuvaks, et sa ei saa ise elu alustada. Aga noh, laste puhul ongi, et kus on siis side siis nagu nii-öelda kaob, mis vanemad on nagu hädas, siis tänapäeval lihtsalt tihtilugu lapsi, kuidas ütlen, siis laps veedab vähem aega oma vanematega ja neid kasvatavad vähem oma vanemad, kui nad on näiteks ekraanis. See on nagu põhijama nagu nii-öelda. Ja mõlema pidi, eks ju, et vanemad on seal ekraanide taga, eks ju, lapsed on ekraanide taga ja tulemus on nagu jah, aga millised vanemad ise olete, kas te peate ennast rohkem rangeks vanemaks või pigem leebeks? Ma ei tea, ma arvan, et Eesti keskmisega võrreldes ikkagi pigem nagu oleme nagu leebemad. Meile meeldib öelda, et meil on nagu, me räägime piiridest ja raamidest ka ja meile meeldib ikkagi öelda, et me kehtestame kodudes nagu piire ja piirid on siuksed nagu kokkulepped, eks ju. Siis sa saad alati teha uusi kokkuleppeid ja lastega ongi see, et mida vanemaks nad saavad, eks ju, ajaga sa pead kogu aeg neid piire nagu lõdvendama. Et kui podcasti soovitusi anda, siis meil on üks 10. episoodis käis Rita Rätsep rääkimas ja rääkisimegi piiridest. Eriti oluline lastevanematele, paarisuhte kontekstis ka, aga just see, et kuidas neid piire peab järjest nihutama ja andma järjest ruumi juurde. Et nagu endagi mõtled, eks ju, et ma arvan, et 12-aastaselt ja 16-aastaselt tegid seda täitsa erinevaid asju, eks ju. Ja seal on see turvaväe põhimõte, et mida väiksemad lapsed on, siis laps on pätakas, siis sa paned ise selle turvavöödel kinni, kas on natuke suuremaks, siis õpetad teda iseseisvalt seda panema, ehk siis turvavöö on justkui nagu piir, mitte nagu nii-öelda karistuselement, et siis seda me nagu nii-öelda vanematega ise ka nagu proovime rakendada, et kui omal ajal lihtsalt konkreetselt meid pandigi, mind isiklikult näiteks, kui ma kasvasin, pandi põhimõtteliselt nagu kuskile turvatooli ja ka 15-aastaselt sisuliselt, et siis see rangeri värk on ja siis täna me ikkagi anname oma lastele piisavalt palju nagu otsustusõigust ja vabadust ja toimub ka nagu dialoog, et miks me selle turvavöö panema, miks me konkreetselt siin rakendame selle asja, miks sa pead õppima seda ise panema, et me ei võta seda iseseisvust ära, laseme neid konflikte kogeda ja siis vaatame, kuidas me siis tasahilju siis saame nagu nii-öelda anda ilma, et see laps ei tunneks seda, et ei oleks nagu nii-öelda armastatud või hoolitsetud. Ja samas piirid on hästi vajalikud ja kui me räägime ekraanidest või nagu ütleme kas või ekraanidest, siis piirid on hästi vajalikud, neid peab kehtestama sellepärast, et muidu on lapse jaoks on nagu kogu maailm all on liiga palju lihtsalt ja kui me teame, mõtlemegi ekraanide kontekstis, siis see on ju nagu korporatsioonid valavad miljardeid $, selle peale, et sind seal hoida, et sa sealt ei läheks ära ja siis, kui me lapsevanemana oma lapsele sinna ise neid piire ei kehtesta ja arvame, et ta on piisavalt võimekas neid ise panema sinna,
ei ole, sellepärast et ta võistleb nagu tohutute hordidega psühholoogidega, kes nagu on disaininud kogu selle maailma selliseks, et ta sealt ära ei läheks. Ehk siis see meie nagu arenev aju ei ole nagu võimeline selle nagu muutust nagu tegema. Et jah, et meil nagu siin nagu täiskasvanud, meil on vanust natuke rohkem, eks ju, et me ei kasvanud nagu ekraanidega selles vormis ülesse, et meil on võimalik natuke rohkem seda nii-öelda piiri tõmmata ja saame aru, et okei, kuule, nüüd me ise paneme üle, eks ju, et tõmbame ennast tagasi. Aga lapsel võib olla see väga keeruline, isegi võimatu. No kuule, isegi täiskasvanud. Ei, ma ütlen nagu isegi, jah, olgem ausad, aga meil on natukene lihtsam. Täna me võime öelda, et jah, et kuna me seda isanduse ja üldse seda pereasja ja kõike asja ajame, siis me oleme keskmiselt suure tõenäosusega teadlikumalt neid asju ka jälgime ja nagu vaatame, mis võiks olla nagu nii-öelda siuke punaja lipp või mingisugune jama, et mis on nagu ohtlik lapse arengule või enda nagu arengule. Aga noh, see ongi see peenike siukene liin, et kuidas sellega mängida, et laps ei tunneks, et kuule, ma olen nüüd kuskilt ära võetud sõprade keskkonnast, sest mul ei ole mingit Snapchati või mingit muud värki, aga samas, kui sa ise tajud seda, et et see on väga nagu sõltuvust tekitav sotsiaalmeedia või kõik siuke asi, siis okei, et siin asi ei ole õige. No põhjusega on praegu tulnud ka ju, just tuli Austraaliast tuli välja, eks ju, ja teistes riikideski ka, kus sotsiaalmeedia nii-öelda keelud tulevad 16-aastastele nagu peale, eks ju, alle 16-aastastele, ja ma arvan, see on nagu põhjusega, et puudub regulatsioon. Jah, et neil puudub võimekus ise seda reguleerida. Kui ma ütlen nagu teismelise aju, võtame ka nagu ette, siis teismelise aju on nagu ühtepidi kõige suuremas arengus, nagu mis ta kogu aja jooksul inimese nii-öelda aja jooksul nagu on, aga teistpidi see aju on nagu täielikus dopamini defitsiidis. Ta vajab kogu aeg uut nagu dopamini peale. Ja põhjusega sellepärast, et vanasti oli see, et me elasime väikestes külades ja see teismeline näiteks poiss, eks ju, ta sai sinna 14, 15, 16, ta pidi minema ennast välja kirjutama enda nagu perekonna selles külas, ta pidi minema trotsima neid lõvisid, leoparte, ta pidi minema kuhugi teisse külasse, endale kaaslast otsima, uut elu alustama. Ja ta pidi riskima. Ehk siis see riskialtisus on nagu meile sisse kirjutatud, eriti selles teismelise perioodis. Ta aju jääb kogu aeg dopamini taga ja nüüd selle asemel, et ta seda dopamini ajaks taga nagu uudsuse läbi näiteks, et ta, ma ei tea, käibki, reisib, otsib mingisuguseid uusi tegevusi, õpib uut informatsiooni, on see, et tal antakse see ekraan ette, kus saab iga selle swipe'iga saab selle dopamini kätte endale ja tulemuseks on see, et me tekitame sõltuvust sellele lapsele. Ja sõltuvustega on selline tore asi, et nad võivad ajas muutuda. Ehk siis jah, sa sünnid, sa nii-öelda kasvatad endas seda ekraanisõltuvust näiteks juurde selle dopamini defitsiidi ajuga, eks ju, aga see võib vabalt minna järgmisel hetkel hasartmängurluseks üle, see võib vabalt minna järgmisel hetkel alkoholismiks üle, eks ju, et pornosõltuvuseks üle. Ehk siis see nagu sõltuvustel on komme, et nad võivad ajas nagu muutuda, aga see vajadus selle kiire dopamini järele, see jääb ja see riskitaluvus või riskialtisus, see nagu sul jääb sisse. Et see on selline nagu ühtepidi jah, peenik joon, aga ma arvan, et me siiamaani ei saa väga hästi veel aru, et mis me oma nii-öelda lastele oleme kätte andnud ja mis lõivu me tulevikus nagu maksma nii-öelda hakkame. Et mingil määral me saame, eks ju, kui juba räägivad, et esimesse klassi minejatel, et õpetajad saavad väga hästi aru, et kellel on nagu väiksest peale see päed on ees olnud ja kellel see tähelepanu võimekus on 4 sekundi peale kokku kuivanud ja kellel ei ole, kellel on seda tähelepanu veel natuke rohkem nagu ja siis proovi nendes klassides hakkama saada lastega, kellel tähelepanu on olematu, eks ju. Ja mille pärast? Sellepärast, et kui sa võtad selle ekraanid ette, näitad need multikaid lastele, siis iga 3 sekundi tagant on uus pilt, uus kaader, kogu aeg vahetub. Ja ma ei tea, sa arvutasti pole näinud, aga me olime lapsepõlves oli see, et nagu mingi mis tigu seal oli Cipollino multikas, et edasi, mitte sammugi tagasi, vaiksed, rahulikud nagu üks kaader kestis 5 minutit, lihtsalt vaatad, kuidas tigu roomab nagu lihtsalt nagu 5 minutit. Tänapäeva lapsed, ma arvan, et oleks mingi 3. korruse aknast all hüpanud siukse asja peale, millal see läbi saab. Jah, ehk siis see on nagu, see on see vahe ja me oleme selle nagu attention spam'is, me oleme seda tähelepanu, me oleme järjest nii väikseks selle tõmmanud ja tundub, et see läheb nagu veel väiksemaks. Ei no endalgi on, et kuulad mingit mussi ja värki, see on ikka, ma kuulen elektroonilist muusikat, vanasti oli ikka siukene lugu ja ülesehitus ja niukene 6-minutiline lugu oli äge, nüüd on nagu 3 minutit, kuule asi läheb juba igavaks, mida sa ketrad siin. Et see Spotify's, kui vaatad lugusid ja asju, et siis on samamoodi, et ikka nagu täiskasvanust peast, et ja rääkimata filmidest, eks ju, siin oli just see vaata juttu, et
et jagasin vaata sulle ka, et siin ühes õhtusöögilauas sai arutatud, et tulevikus nagu filmid, täispikad filmid muutuvad ka harulduseks, sellepärast neid pole kellelgi teha. Meieealistele võid teha, aga noorem põlvkond kasvab peale ei vaata täispikka filmi, liiga pikk. No, et ta harjunud on selle nagu 30-sekundilise videoga ja ta ei suuda enam vastu võtta, püsida ühes loos, mis kestab võib-olla 1,5 tundi. Et see on see nagu asja nagu see nagu teine peal, aga ma ei tea. Nii on. Ma olen ise ka tähele pannud, et sõbra vennale näiteks nagu ta ema annab lihtsalt iPadi kätte ja siis seal mingi kokomelon käib või mis iganes ja siis see on nagu suht absurd, mis asju seal nagu toimub ja kes tahab ekraanides, no see on kõigil oluline, see pole lastevanematel, aga meil käis podcastis külas ka Jaan Aru, just 27. episood oli mõned episoodid tagasi ja siis me rääkisime ka 1,5 tundi sellest ja me panime pealkirjaks, panime episoodile, et kuidas päästa laste ajud ja see me ei, ütleme nii, et me ei hinnanud seda pealkirja üles, see on nagu see on päriselt ülioluline, et meil on veel võimalus muuta, meil on veel võimalus seda nii-öelda käiku teiseks keerata, aga jah, see tulemused on juba näha ja loodame, et on vanemaid, kes nii-öelda ka vastuvoolu natuke ujuvad. Aga siis me mainisime juba mänge, videomänge, ekraane ja kas olete kokku ka puutunud hasartmängudega videomängudes, mis peidavad ennast hasartmängudena? Noh, et selles suhtes, et ma ei ole nagu konkreetselt ei ole olnud seda kohta, et ma ei ole kuskil nii-öelda seda vajutanud, aga seda ma olen küll näinud ja erinevates vahepeal, kui endalgi tuleb ette, et eksid ära, ütleme, mul käib niimoodi, et mul käivad hood peal ja mul nagu vanasti mul ei olnud PlayStationid, sul siin asjad olid, mul ei olnud selliseid asju noorena, mul oli mingi arvutimängud, vist oli mingi GTA-d ja GTA 95, midagi siukest oli mul, ma mäletan, mingisugused mängud oli, mida ma nagu mängisin, aga mul, kuna seda oli nagu vähe, arvuti oli nagu kehvakene, siis mul nagu ei jäänud need arvutimängud nagu väga nagu sisse. Küll on see, et mul tuleb vahepeal hood peale, et näiteks mingi telefonis ma võtan mingisuguse mängu, laen alla ja siis ma saan aru, et kuidas ma sinna nagu ära kaon nagu sisse. Võib-olla nagu mingi 2-3 päevaks, võib-olla nagu nädalaks, et see nagu et ma kuidagi ta saab minu üle nagu võimuse, kuni ma ühel hetkel saan aru, mida ma praegu teen nagu, et ei pea isegi ekraani aega vaatama selleks, et aru saada, okei, kuule, siin on nagu päris palju asju läinud ja see on ju millegi arvelt. Ehk siis see on mingi muude tegevuse arvelt, näiteks oma suhete arvelt, oma paarisuhte arvelt, oma suhte arvelt, lastega, eks ju, oma töö arvelt, mis sinna nagu läheb sinna sisse ja siis ma kuidagi nagu snapin sealt välja ja siis on delete ja kõik. Ja jälle on mingi pool aastat rahu, kuni järgmisel hetkel on mingisugune dopamiini vajadus või mingisugune stressirohkem hetk või kuidagi tahad mingisugust leevendust saada enda sellele elukesele ja siis kuidagi läheb jälle võib-olla mingisugune mäng peale, eks ju, korra, et jälle see läbi teha need 2-3 päeva, et jälle saada aru, et nagu täielikult mõttetu nagu see on. Aga nendest küll ma olen nagu seda näinud, et kuidas seda üles ehitada, et sa saaks järjest paremaks, sa pead nagu maksma siin, maksma seal, maksma 3. kohas, eks ju, et see, ja see on nii lihtsaks tehtud see nagu võimalus, et sa ei pea isegi nagu ma ei tea, mingit suuri ettevõtmisi tegema, vaid väikse nupuliigutusega ongi juba ting-ting ei, raha läinud. On nagu sa vaatad, nagu küsid mingi 8-9 aasta käest, mis sa jõuludeks tahad. Vaja mul mingi Robloxe, 30, 40, 50 tükki nagu, siis saab nagu kiiremini upgrade'ida mingid värke. Sa tead, mis on Roblox tükki? Ma tean, mis on, aga ma olen täiesti eemal. Kursis või? Ma tean, aga sa pead olema kursis lapse vanem, mis on Roblox. Mul endal plika mängis mingi Grow a Garden või mis see oli seal. Päris äge mäng ja siis oli ka vaja kiiremini upgrade'ida, et kuule paps. Hakkame siin vaatama neid asju ja siis ma vaatasin, et okei, kuule, siin on nagu nii-öelda päris rahad mängus, et ja ta läheb nii kiiresti, eks ju, et see on nagu arusaadav ka, et sa seda soovid, sellepärast sa soovidki nagu kiiremini seda arengut endale nagu, see on loomulik kõikidele meile, eks ju, et me tahame selles mängus saada järjest paremaks ja siis väga lihtsasti tõuseb sinna nagu näpp. Et see on, ma arvan, et see on nagu esimene märk, mida näha, et sa oled hakanud liiga tõsiselt seda asja võtma, et see on võib-olla koht, kus tasuks 2 korda järgi mõelda. Mul endal on Nintendo ja siis ma ostsin vanad aegade mälestuseks, ostsin Crash Bandicooti mingisugune kõige uuem versioon sellest oli 4. osa vist oli. Ma isegi tea, ma ei tea, mis asi see on. Crash Bandicoot, väga kõva, lege mäng. Väga mäng. Jaa, väga hea mäng. Omal ajal mängisin. Olgu. See oli raske. See oli ikka raske, sul olid elud, värgid, on ju.
aga nüüd see on tehtud nii titehalinaks, siis ma vaatangi, et kui lihtsaks selle leboks on, et võtta see, et see laps nagu nii-öelda viskab selle mängu lihtsalt nurka, sellepärast, et kui ta natukenegi läheb pingutuseks ja et see on põhimõtteliselt võid seal lõpmatuselt surma saada, sa ikka enam samast kohast jätkata, mingi checkpointid asjad on aga muidu seal oli ikka nii, et siis kui ikka oli game over, siis oli game over, 5 elu vaata, kui 5 eluga oled nagu 0, alustad ka otsast peale, ei ole mitte midagi ja ongi pekkis, ja siis nagu ja ei saa ka raha maksta. Ja seal sa pidid nagu nii-öelda punnitama, pingutama, et siis parem nagu nii-öelda mängija saab. Aga ongi, et ma nagu endal nagu nii-öelda plikases sinna enda lapsi nagu sinna telefonimängudesse nagu ma pean ise teadma, mis need mängud on, kuidas nad mängivad, koos nendega mängin, vaatan, mis see tähendab siis on ilmel on vanemad, mul on nooremad. Mingi kändipopid või värgid, et siis ma saan ka aru, et see on nagu nii-öelda, et sa võidki sinna jääda päevadeks, et midagi nagu nii-öelda muutu. Kõige hullem selle asja juures ongi see, et kui sul see, nagu see dopamiini defitsiit on ja sa tegelikult soovid seda, see ennast nagu ära uputada, siis on see, et see tuleb millegi arvelt ja see, mille arvelt tuleb, eriti nagu laste puhul on näiteks see, et on õppimine. Et dopamiini saad sa erinevates kohtades, laste puhul üks, mis on uute asjade teada saamine, õppimine. Ja nüüd on see, kui sa saad seda uut informatsiooni läbi selle nagu mängu või läbi selle ekraani mingisuguse muude, ma ei tea, lühivideote, eks ju, siis sul puudub see vajadus üldse hakata õppima, ehk siis kõik, mis nõuab vähegi pingutust, ma ei tea, näiteks pilli õppimine, lugemise, mingi raamatute läbilugemine, mingisuguse uue asja omastamine, kas või jalgpallid, asjad, mingi aines paremaks saamine, eks ju, matemaatikat, füüsikat, siis sul puudub selle vastu nagu huvi. Rääkimata sellest, et nagu ekraanides olemisaeg, meil on lihtsalt statistikat on tore nagu näete, meil on USA on natukene nagu hullem selle statistika poolest, aga seal on 7-12 aastas vanuses lapsed juba, see esimene kooliaste, 1-4 klass. Neil on ekraani aega, no see on küll 3 aastat tagasi, nüüd on see juba rohkem, neil oli ekraani aega keskmiselt 5 tundi päevas. Mis tähendab seda, et osadel oli 8, 9, 10 ka, aga 5 tundi päevas. Ja siis kui võeti, et kui palju nendel samadel lastel on õue mänguaega, siis seda õue mänguaega oli 5 minutit. 5 tundi on ekraani aega, sealhulgas kõik nagu mängudesed juurde, ja 5 minutit on õue mänguaega. Ja nüüd Eestis, täpselt sama uuringut pole tehtud, aga Eestis on tehtud nagu WHO, ehk siis World Health Organizationi, maailma terviseorganisatsiooni nagu uuring, et kui palju siis eestlased seda kinni peavad sellest nii-öelda meie toredast seal ette antud siis kriteeriumitest nii-öelda. Ja seal on niimoodi, et lapsed siis selles samas vanuses peaksid olema ekraanides vähem kui 2 tundi. Vähem kui 2 tundi sellest nendes esimese kooliastme lastest on ekraanides ainult 20%. 80% on rohkem kui 2 tundi. Ja nüüd teine pool on see, et kui palju nendest lastest liigub vähemalt tund aega päevas, mida see maailma terviseorganisatsioon ka ette ütleb. Tuleb välja, et ainult 20% liigub piisavalt ja 80% ei liigu. Ehk siis võib-olla need sama nii-öelda 20%, kes on vähem ekraanides ja liiguvad rohkem, võib-olla on täpselt samad lapsed, eks ju. Ja nüüd, kui ma ütlen seda, et mida me valime, mis me selle asemel nagu teeme, eks ju, et me selle nii-öelda lähme sinna justkui hasartmängu nii-öelda sisse sinna nagu nendesse mängudesse, siis tegelikult on näiteks see, et me ei liigu tänu sellele. Ja siis on see, et esimesse klassi ülekaalulised lapsed, 25% juba. 4. klassis kasvab üle 50%. Ehk siis on nagu tohutu tõus, kui lapsed lähevad kooli ja sinna tulevad need ekraanid tulevad mängu. Iga laps saab ju tänapäeval endale, peaaegu, eks ju, õnneks kõik ei saa, aga saavad endale palju õnne, sa läksid kooli, nüüd on sinu esimene nutitelefon, eks ju. Palun, ja nüüd olenevalt lapsevanemast, eks ju, kui palju seda lõtku annakse, kui palju seda ekraani aega antakse, kui palju seda neid mänge antakse, aga sinna on siis koht, kuhu on võimalik sisse õppuda ja siis mitte teha alternatiivseid tegevusi, mis sulle tegelikult kasulikud on ja mis sulle pikas perspektiivis annavad sulle tohutu kasuteguri. Liikumine, trenn, keha, tervis, eks ju, kõik see õppimine, potentsiaal, mida sa kõik elus saavutada saad ja see võetakse lihtsalt selle ekraaniga ära, kõik maha, et seda sul enam ei ole. Et selles suhtes see on nagu see kurbmäng selle asja juures, et kuidas need töötavad nii-öelda ja justkui hädamängud. Ja mul on endal ka üks küsimus veel, et mis ma just, kui selle hiljuti enda isa käest küsisin, et just see telefoni asi, et ma sain ka endale nutitelefonis, kui ma just lõpetasin laste ära või midagi sükest. Ja et, aga kui laps hakkabki nagu pinnima sult, et nagu isa kõikidel mu sõpradel on nagu nutitelefon, ma tahan ka endale, siis nagu mis on see nagu, mis seal
tegema peaks? On keeruline koht selles suhtes, me oleme ka ju loomulikult oleme kogenud seda ja see on ka koolitustel samamoodi nagu küsitakse, kui me ekraanide osas nagu räägime ja meil on väga kurbi näited ka, meil on kurbi näited, kuidas on olnud lapsed, keda on reaalselt kiusatud sellepärast, et neil ei ole seda nutitelefoni ja siis see konkreetne juht, mis on, et seal pidigi ema vahetas kooli ja teises koolis seda probleemi ei olnud. Ehk siis üks koht on see, et on nagu koolivalik, meil on väga palju Eestis juba koole, kus on ekraanid keelatud, ehk siis ekraane nagu ei ole. Et, väga palju ei ole. No väga palju ei ole, aga juba on koole, kus on ekraanid keelatud, ehk siis see ei tekita koolis, eriti algklassides esimese 4 klassi aasta jooksul mitte mingisugust probleemi nii-öelda lapse jaoks. Ja ma arvan, et lapse arenguga on normaalne, et ta saabki see ekraanid ka ühel hetkel sinna nii-öelda kätte endale. Aga lihtsalt, et kas see esimene klass on õige, arvatavasti ei ole see esimene klass nagu see õige koht, kus sa seda saad seda kätte. Et võib-olla seal on nagu kellad muud sotsiaalsused, et see sotsiaalmeedia, eriti kui me räägime sellest, et praegu võeti vastu ka 16 eluaasta, eks ju, siis ma arvan, et kui Euroopa Liidus see kehtestatakse ja seda päriselt nagu normiks, et nad peavad seda kontrollima, sa ei saagi endale neid kontosid siia teha, siis ma arvan, et see nagu läheb järjest väiksemaks ka see nagu surve, et sa pead seal igal pool olema ja igal pool eksisteerima. No minu lastel on kõigil, kes esimeseks klassi läksid, said telefoni ja siis ja mul mitte, meil on erinev ma võtsin neile kõikidele on ostnud iPhone'i, seepärast et seda on hea vanemlikult nagu nii-öelda kontrollida ja jälgida, et sa seda absoluutselt nagu nii-öelda reportid ja ülevaated ja seda igat äppi nagu nii-öelda sulgeda või panna. Ja see on konkreetne asi, et erinevad arengustaadiumid on ju, et mis palju nad saavad, et täna on näiteks esimese klassi 3. viimane laps, mul on esimese klassi laps, ta saab seda kasutada helistamiseks ja pildistamiseks. Et that's it, et seal rohkem nagu nii-öelda pole. Lubadust ei ole, eks ju. Et tal ei ole nagu mingisugused, ta on ikkagi uurinud, et kuule, millal nagu, et tal mingi sõpradele mingid mängud ja asjad on ju, et siin, kuule, sorry, et aga sa praegu siin laduselt ei loegi mulle on ju, et ma ei saa seda praegu sulle lubada kontrollida, et õpime ikkagi mingisugused muud funktsioonid ära kas või, et kuidas rahaga ringi käia ja kõik muud asjad, et ja kõiki äppe nagu nii-öelda mina saan seal panna ja ekraani on samamoodi, et nad ei saa seda enam kasutada, vanemal plikal juba koolis vaja, et ta käib 5. klassis, et aga ta ei saagi, vahest ta küsib nagu nii-öelda permissionit või luba on ju, et alates kella 10 on üldse ekraan nagu nii-öelda lahti, et nad saad seda vaadata ja see lõpeb ära kell 8. Aga kõigil on tegelikult 20 minutit telefonis ajaaken ja vanemad lapsed juba teavad, kuhu nad selle kulutavad. Et kas vanemal plikal on nii palju, et tal on veel 20 minutit Spotify lubatud ja siis nagu nii-öelda Snapchat on eraldi nagu. Et ta teab, et kui palju ta nagu nii-öelda on see, et lubatud Snap on näiteks 10 minutit, seepärast et see on niisugune saad samamoodi kinni jääda sinna, eks ju? Jah, et sa saad kinni jääda, et kuidas kasutada, on ju. Aga mida ma nagu nii-öelda märkan või näen, on see, et hästi oluline selle asja juures on arusaam, et mitte nagu nii-öelda keelata, vaid juhendada. Et see on nagu hästi oluline koht. Ja teadmine, mida sa lapsed teevad. Sa oled koos lapsega seal. Näiteks oligi vanemal tütril ilmus telefoni ja ühel päeval mul naine oli pannud sinna näiteks ChatGPT. Siis me nagu nii-öelda rääkisime läbi, et mis see on, kui palju tegelikult tema nii-öelda ajupotentsiaali ära võtab, aga siis ta rääkis, et kuule, Google'd on keeruline, raske, peabki olema. Ja enam pole chati seal, et tal nagu nii-öelda peab natukene ka pingutama, et osade asjadega nagu toimetada. Aga mis nagu nii-öelda selle Google'i paha pool on see, et ma pean lubama talle brauseri aega jälle. Et see on jälle nagu eraldi nagu nii-öelda load ja värgid. Aga mis on nii-öelda, ma käin nagu nii-öelda need Snapid, igasugused WhatsAppid ja need asjad oleme koos läbi käinud. Mis on nagu nii-öelda tema moraali kompass näiteks, mis tuleb WhatsAppi grupid. Seal on nagu nii nagu nobe tulemas, et kiusamine näiteks, tagarääkimine või mingisuguse nõmedate piltide saatmine ja siis kellegi grupist välja viskamine, et siis teise grupi loomine ja kõik sellised asjad aine. Et need kogemused oleme nagu nii-öelda ka läbi käinud ja ta on ka osad asjad nagu nii-öelda kätte saanud, just see vanem tütar. Ja keskmise tütrega on ka siis, et oleme läbi käinud nagu nii-öelda selle teekonna, temal on juba üks mäng. Ta käib 3. klassis, on nagu välja teenitud see värk, aga ekraani aeg on tal tunduvalt lühem, sest et nad saavad ka telekt vaadata ja meie jaoks on ikkagi see 2 tundi nagu absoluutne maksimum. Et muidu peaks nagu nii-öelda selle telekasel nagu nii-öelda ka kinni panema, et see on absoluutne maksimum. Kus ma nagu näen, et see asi nagu nii-öelda toimib, et miks mul on hea meel, et esiteks usaldavad mind, et kommunikeerivad, räägivad. Teine koht, kus ma näen, et mis on nagu nii-öelda ka, et selle ainult, et mul on mingi
mingi sõltuvus või mängud või mingid muud asjad, on see, et esiteks ma näen, kui vähesed mänguaega seal on, mida nad kasutavad. Võib-olla vaatavad, kuidas sõbrad mängivad, seda ma ei saa kontrollida seda. Aga kus kohas see kasulik koht tuleb, näiteks mul vanem tütar eilegi meisterdas siin, õpetaja tegi hästi ägeda käsitöö küünla. Ja küünlad on nüüd pool aasta toimetanud ja ta toas on mingi meisterdamisnurgad asjad ja seda ei oleks juhtunud näiteks ilma Pinterestita, kus ta nagu häid ideid saanud ja ka Snap on seal häid ideid andnud. Et ma ei saaks öelda, et see nüüd nii halb, vaid see on nagu nii-öelda tore ja täna nagu nii-öelda isadepäevaks tegi ägeda kingitus, tegi mul väga vinge video CapCutis. Mina ise kasutan seda, CapCuti videote editamiseks, ja siis oli nagu nii-öelda lahe, et ma sain koos tütrega tegelikult vaadata, et kuidas me seda kasutame, kuidas me heli paneme maha, kuidas me tõstame üles, mis üleminekud ja asju teeme, ja ta oli nagu nii-öelda päris palju sealt võtnud. Et nagu ma näen see, et see on nagu jälle selline asi, mis on nagu progress ja kasulik. Aga ülioluline on selle asja juures käia. Et üks väga hea soovitus, mis ma vanematele annan, on Anders Hanseni Ekraaniaju on niisugune vahva raamat, see on täiskasvanute mõeldud, aga Ekraaniaju juunior on ka olemas. Ja kui vanem tütar soovis endale siis iPadi, ehk siis seal ta teeb oma kunstiprojekte ja joonistab, et iPadis on samamoodi, on seal 20 minutit, et tema ise peab vaatama, et kuidas ta seda kulutab, aga et kas ta vaatab seal WhatsAppi või jääb ta joonistamata ja kui ta on liiga palju WhatsAppi vaadanud, sorry, aga siis on see hüve ka kadunud. Aga enne seda iPadi saamist ta pidi lugema läbi Ekraaniaju juuniori ja tegema mulle selle kokkuvõtte. Et ta saaks aru, mis on selle sõltuvuse taga, mis on nende mängude taga, mis juhtub selle noore inimese ajuga, et mismoodi nad on muutunud ajameelseks. Ta oskas väga hästi mulle näite tuua, mis oli ta sõpradega juhtunud. Kui ta pidi hakkama ennast analüüsima, siis ta väga seda ei tahtnud, sest ta sai aru, et wow, et ka tal on need ilmingud. Ja nüüd on nii, et kui meil tekib mingisugune probleem, et kui ongi seda nagu nii-öelda ekraani kuritaritatud, on ka siis liiga palju mingit HS'id kuskil seal kitsejoonist vaadatud või midagi muud, et sa näed, et see lapse käitumismall on muutunud, siis me saame alati pöörduda tagasi siis selle kokkuvõtte juurde. Kas sa märkad enda juures ärritust, kas sa märkad enda juures seda, et sa ei suuda praegu keskenduda, et sa ei suuda nagu selle vestlusega kaasa tulla, et mis sa arvad, mis need põhjused võiksid olla. Sest muidu oleks mina nagu nii-öelda ainult see karistatav või täidesaatev võim seal kodus, aga tegelikult laps peab ise sammult õppima, et kuidas kontrollida seda ennast. Sest mina mäletan ise, kui ma sain oma esimese PlayStationi, ma ostsin selle enda raha eest, vanemad ei jaganud maadega mütsi, mul ei olnud selle mälukaarti ja siis ma pidin mõnikord ikkagi tahtsin Gran Turismot või seda samast Crash Bandicooti mängida lõpuni, siis sa pidid ikkagi 24 tundi järjest panema. Ja siis see oli ikka Zombie Nation nagu, et ja tänagi, et kui ma nagu näen kuskil, mul lapsed käivad kellegi sõbra juures külas ja siis ma kuulen seda, et kuule, et seal mängiti GTA-d, kus prostituutidele pakuti raha ja siis sõideti autoga vanamutti surnuks ja ma olen, come on nagu, et nagu edaspidi meil need sõprade juures käimised sorry, aga jäävad ära, sest te olete 8-9 aastased, need mängud on alates +18, et see nagu Saksamaal pannakse sellise asja eest vangi inimesed, kes lubavad lastel niisugust mänge mängida. Ja ma olen ka nagu enda, ja väga julgelt olen ka seda teadlikkust tõstnud siis enda sõpruskonna seas, et mida ma ka soovitan, et kui vanemad nagu tunnevad, et kuule, ma olen hädas, et siis küsid julgelt abi, et just selle ekraani selle kontrolli poolt. Et üks asi on see, et sa pead olema hästi tugevalt ise eeskujuks. Et kui sa kell 8 saab, siis sa ei näpi ise ka see telefoni, et see ongi see ära pandud, meil näiteks telefonid magamistuppa ega lastetuppa ei tule, eks, et nagu see konkreetsed asjad, et see on, sõbrad tulevad külla, teil on sõprade aeg, telefonid lähevad köögi tasapinna peale. Osad sõbrad enam pärast seda pole külla tulnud. Et lihtsalt, kus me tahtsime seal teises toas telefoni passida, sorry, aga see käib niimoodi. Et need on konkreetsed siuksed kokkulepped, millest nagu peetakse kinni ja sul ei ole keeruline sellest nagu tagasi minna. Aga sama asi nagu nii-öelda juhtus ka meil koolis, et meil täitsa tavaline kool ei ole midagi nagu erilist. Ja see oli ka, et ekraanidega olid suured probleemid, et lastel keeruline tunnis õppida, õpetajatel keeruline õpetada, siis Kristokin enne mainis, et mis huvi mul peaks olema kuidagi moodi sellest õppimisest, uutest teadmisest dopamiini saada, kui ma saan seda palju lihtsamal teel, seda telefonis passides. Ja kui ma läksin ise tänu sellele vanemate kogusse, et selle probleemiga tegeleda ja täna on meil nutivabu kool. Küll on natukene nagu seal aru saanud, et seal natukene lõdvemaks midagi läinud, et peab uuesti asja teema üles võtma, aga
kui ma seda presenteerisin seda vanemate kogu esindajana, siis seda üldkooli koosolekut, siis väga paljud vanemad olid nagu what? Kas see on nagu päriselt probleem või? Me ei teadnudki, et peab üldse ekraani aega kontrollima. Siukene aeg. Seda teadsid, et pole normaalne nagu, et kui su laps peldikus veebib. Seda enam-vähem nagu jagasin. Või et joobes peaaegu nagu kooli territooriumil ei ole. Ei, seda kindlasti. Aga see on samamoodi sõltuvust tekitav. Me ei adu seda. Seda ei ole justkui nagu riiklikult kuidagi reglementeeritud. Ei ole välja toodud, et see on ohtlik. Ja sai vanemate teadlikkust tõsta ja nemad said selle probleemiga oma vanemate juurde rääkima minna. Kas või nagu see podcastki siin, ma arvan, et ka see tõstab nagu teadlikkust või meie see Jaan Aruga podcast on ju, tõstis teadlikkust on ju, aga julgelt nagu iga vanem võib ka kommunikeerida teiste vanematega, et kuule, minu laps mängib sinu lapsega, meil on kodus sellised standardid, sellised asjad, et kuidas teil on, et teil ei ole üldse ekraani aega, okei. Aga kas sa tead, mis ohud seal taga on, et võib-olla ta hakkab mõtlema, võib-olla mitte, võib-olla ta on suht suva. Aga siis sa tead ka, et mis ringkonnas sa oma last hoiad, kui vanalt, kui palju ja see on nagu oskad lapsele tutvustada ka neid tagajärgi ja põhjuseid. Jah, mida väiksemad lapsed ja suuresti sõbrad on ka nagu vanemate valitud ikkagi sinna nagu seltskond, eks ju, nagu ümber ka. Et palju nagu mõjutab ja suures pildis on ikkagi see, et mida kaugemale sa lükkad, mida vähem seda on, seda parema ja seda suurema kingituse oma lapsel teed, et see on nagu pole ja loomulikult ka käib meil kodust laualt ikkagi need teemad läbi, et kuule, aga miks see tüüp ja see tüüp saab seal nii palju olla asjades. Siis on täpselt see sama koht, kus me seal Jaan Aru podcastis olime, aga kuule, aga oled tähele pannud, et sa oled jõudnud tänu sellele sinna trenni, tänu sellele, et mul näiteks, kui me räägime eeskuju kohast, siis mul lapsed loevad hästi palju raamatuid. Mul on nagu hästi hea meel, et kuna lihtsalt peale 8 ei ole seda ekraani, siis mida sa teed, on ju? Iga õhtu praegu mängib mingeid lauamänge ja siis peale lauamänge siis nad hakkavad raamatut lugema, et järjest lihtsalt teevad kokkuvõtted asju ja et jumala äge on nagu nii-öelda ja siis nagu ma vaatan klassivenda, mitu raamatut läbi lugenud on, ei ole ühtegi, tal on jumala keeruline sellega. Kuidas teil keskendumine koolis on? Tal on jumala pekkis. Ja siis sa küsid mu käest praegu, et miks sul ei ole mingi 4-5 tundi ekraani aega. Et seda vanema tütrega on olnud, et aga võtleme siis võrdlusmomendiks, et sa teed praegu koolis näidendid, sa oled aktiivne kooli mingisugune noortekogus on ju ja kõik sellised asjad, et sul ei jääks selleks nagu nii-öelda konkreetset aega, et kui sa panustad selle ühte kohta või need meisterdamised ja muud asjad. Jah, aga just hasartmängudest siis täpsemalt, et ongi see on viimasel ajal väga suureks probleemiks tund, on just hasartmängud videomängudes, et juba see on probleem, eks ole, et lapsed veedavad nii palju aega videomängudes, aga see, et seal ka on hasartmänge, ehk siis nagu, mis näevad täpselt välja nagu slot machine'id, et selliseid asju on seal aina rohkem tekkinud ja need ei ole reguleeritud nagu absoluutselt Euroopas, Eestis ei ole need kuidagi moodi reguleeritud ja siis me olemegi teada saanud, et lapsevanemad ei tea mitte midagi sellest. Tegime enda uurimise ja mitte keegi ei teadnud ja siis paljud tulidki meie juurde ütlema, et kontrollis järgi ja vaatas, et reaalselt seal mängus, mida minu laps mängib, seal on nagu hasartmänge ja siis ongi vahepeal laps küsib raha vanemalt, et ta saaks 10 eurot anda, et ma panen selle mängu lihtsalt, aga mis ta selle rahaga seal mängus teeb ja see on reaalne hasartmäng. Ehk siis isegi mitte ei ole küsimus sellest, et sa nii-öelda uuendad ennast, upgrade'id ennast, vaid on reaalselt nagu lastele mõeldud täiskasvanute hasartmängud, näiteks lotmassiinid ja ruletid, eks ju. Aga need on nagu ära peidetud, et et need ei näeks täpselt välja nagu slotmachiinid, aga see nagu funktsioon on täpselt sama. Ja saad samamoodi põhimõtteliselt raha pettida sinna peale nii-öelda. Täpselt samamoodi. Okei, iga selle jaoks. Et kas te olete kursis sellega? No meie omadel ei ole seda veel lihtsalt, et meil on nagu liiga väiksed need lapsed, et ei ole seda nagu kohta vist tekkinud, et oleks nagu Illimar jagas ka, et temal on natuke suuremad juba, aga tal on see kontroll on nagu peal, et täpselt, et mis mängud ja Illimar mängib ise selle mängu nagu läbi seal ja ma arvan, see on üks kõige suuremaid soovitusi üldse kõikidele lastevanematele, et isegi kui teie lapsel on seda ekraani aega rohkem, kui tal on võimalus neid mänge sinna nagu alla laadida, siis te teete koos temaga need mängud nagu läbi, et kui te arvate, et tal on õigus ja soov nende mängida, vaadake, mis sees on nagu päriselt ka, sest see on kõige nagu suurem must auk, kus laps veedab, ütleme ongi need 2, 3, 4, võib-olla 5 tundi päevas ja sul ei ole tegelikult nagu kontrolli selle üle, et millega ta seal kokku puutub, mis infoga ta seal kokku puutub,
kes tal seal on, kes teda nii-öelda õpetavad jutumärkides, eks ju, ja siis täpselt samamoodi, et millised on need mängud, kus ta seal aega, eks ju, nagu veedab. Ja see sama asi, mis me enne rääkisime, et need sõltuvused, eks ju, me tegelikult arendame neid kõige rohkem selles aju kõige intensiivsema kasvuperioodi eas, eks ju, lapsena ja selle teismeliste perioodi eriti, ehk siis see on see osa, kus me tegelikult veel rohkem peaksime huvi tundma, millega meie laps tegeleb, kui palju ta sinna aega panustab, millest seda aega panustab, sellepärast, et jälle me võime väga suure karuteene teha lapsele, kui ta saab nagu suuremaks ja nagu täiskasvanuks. Ja loomulikult kui see on nii, nagu sa räägid, siis see tõepoolest see regulatsioonid peaksid olema ikka väga kiiresti seal ennast liigutama, eks ju, et need peidetud mängud App Store'idest ja Google Play'st, eks ju, ära korjata, et mis on nagu varjatus mängulus lastele. Minu jaoks ka nagu öelda, see on kohe nagu punane lipp, kui laps hakkab ütlema, et kuule, mingisugust raha oleks vaja. See on nagu kõige esimene asi, mida sa kontrollima peaksid. See nagu ei vaibi üldse, et siis tähendab, et mingisugune jama on. Aga päris kavalad, et tõepoolest, et minu jaoks on ka see suht uus informatsioon. Jah, et ala, kui ma olen mingisugust GTA-d mänginud ja vaadanud, et seal on tõepoolest need prostituudid ja ka need mingisugune gamblingud ja kõik siuksed asjad on, aga see ei ole nagu reaalse raha. Aga nad on 18+ mõeldud, eks ju, mis ei tähenda, et seda väiksed ei mängiks, eks ju, aga mis on nagu ka kurb, sellepärast, et keegi peab ju neile ostma ikkagi selle nii-öelda mängu, eks ju, et mingi vanem on ikkagi vastutada võiks selle eest, aga et igatpidi, et kõige olulisem, mis teha saada, on kontrollida nagu üle ja vaadata ja mängida need mängud ise ka nagu siis koos läbi. Ja kindlasti nagu nii-öelda tähele panna seda, et kus see Robloxid siis hakkavad minema või kus see nagu nii-öelda mänguraha siis läheb, ja iseasi jätkas nagu kui palju need vanemad viitsivad tegeleda. See on päris kurb, et aga see on see kõik suurem must auk, jah. Et kes see siis kõige rohkem nagu vastutabki siis selle eest ei no, lapse eest vastutab selles suhtes eelkõige lapsevanem, nagu, et siin pole nagu küsimus ka, et kuni 18. eluaastal on ikkagi see lapsevanem, kes vastutab oma lapse nagu heaolu eest, et ta nagu ilmselgelt on see, et ta nagu mida suuremaks saab, eks ju, 16. alates tal on nagu seda vastutust rohkem, ta peabki seda vastutust, eks ju, rohkem võtma nagu enda elu ees, aga vanemad on nagu kohustatud sealt seda, kuidas öelda, lapse heaolu eest nagu väljas seisma, et kui nad vähegi hoolivad oma lastest ja kui me küsime lastevanemate käest, et kas siin on keegi, kes ei hooli oma lastest, eks ju, ühtegi kätt ei tõuse, eks ju, ehk siis ilmselgelt me kõik lapsevanematena hoolime, aga mingil põhjusel me tahame peita pea liiva alla, sellepärast, et see on tegelemine, eks ju, see on see aeg, mida Ilmar, eks ju, nimetas, et see, mis läheb sinna nagu peale, see tähendab see, et ma iseenda asjadest pean loobuma, eks ju, või väikeste laste puhul, eks ju, on see, et no ma ei tea, tahad ju restoranis oma selle nagu paar tunnikest rahulikku aega saada, annad jälle ekraani ette, eks ju, ei viitsi tegeleda sellega, et mingeid asju välja mõelda ja selle igavusega tegeleda ja seda igavust peletada läbi mingisuguse mängude, vaid annad jälle ekraani sinna taha impingile, kui mingid pikemad autosõidud on, eks ju. Et see on see, kus nad vanemad on harjunud neid lihtsaid lahendusi tegema ja pea liiva alla veitma ja usaldavad pimesi kohti, kus tegelikult ei tohiks seda teha. Et need on reaalsed korporatsioonid, kes tahavad raha teenida sinu lapse pealt. Sinu pealt ka, sa ise annad ka neile seda tähelepanu, eks ju. Ja see, tähelepanu on väärtus oma, eks ju. Aga et nad saavad raha läbi selle, et sinu lapsed on seal nagu ongi sõltuvuses nendes kohtades. Ja see ei ole koht, kus sa tegelikult peaksid selle järeleandmise tegema nagu. Et see ei ole see koht, see on just see koht, kus sa peaksid väga kursis olema, millega see laps tegeleb. Et ja siis mis olekski siis teha, et kui sa leiad, et su laps ongi kulutanud raha videomängudes ja siis kasiino sarnaste asjade peale, et kas ongi kohe, et võtta see telefon ära või mis oleks ei no selles suhtes, et see ei aita kunagi, et mis on nagu need nagu kõige karmimad karistusmeetmed, eks ju, et nüüd sa enam kunagi telefoni näe ja kumbki teist ei usu seda, et see nagu tõele vastab, eks ju, et tegelikult on see, et lapsed ei tee seda nagu vabatahtlikult, nad on sinna nagu meelitatud, kas siis nagu keegi on soovitanud mingi sõprade poolt midagi, eks ju, või need mängud ise ongi nii hasarti tekitavad, et lastel endal puudub see võimekus seda regulatsiooni nagu omada seal, eks siis laps ei ole selles süüdi, oleneb mis vanuses laps, eks ju, aga ütleme, kui me räägimegi alla 16 eluaasta, ta ei ole selles mitte kuidagi moodi ise nagu süüdi, sellepärast et ta ei pruugi seda üldse arugi saada, millega ta seal tegeleb ja kui palju tegelikult sinna aega nagu läheb. Eks esimene asi on see, et ei tasu nagu nii-öelda rihma vöölt, eks ju, nagu võtta, et see ei ole see koht, et lapsi
laps ei ole seal ise süüdi, et sa saad endale peeglisse vaadata, et miks asi on nagu nii kaugele nagu jõudnud eelkõige, et luua see koht nii-öelda lapsega siis see turvaline ruum ja rääkida ja anda lapsele seda informatsiooni nagu peale ja loomulikult siis pärast seda on nagu see piirang on väga mõistlik, eks ju, teha või et nendel mängudel ei ole nagu kohta seal telefonis, aga rääkida lapsele päriselt, et mis toimub, mis juhtub ajuga. Väiksematele lastele, Jaan Arul tuli ka see hea raamat välja, see, mis need on need 2 tükki need tegelast, kes tal seal on see nutikas ja napakas seal viimases raamatus, et väiksemate lastega saad juba seda raamatut lugeda, anda neile seda pilti üldse, et mis su ajuga toimub, kuidas su aju areneb, mida ajul vaja on, et luua natukene seda nagu valikuid või optsioone nagu sellel lapsel nagu juurde läbi selle nagu teadmiste pagasi. Aga lõppkokkuvõttes on see, et sa tahad saada lapsega nagu lähedasi vestlusi, sellepärast et kui ta sind ei usalda, kui sina oled tema jaoks ainult see karm isa või ema, kes piirab ja kohe, kellel katus sõidab ja süütenöör on lühikene, kui ta midagi teeb, siis hakatakse järjest rohkem varjama, mitte neid nagu välja tooma, eks ju, et sa seda ka ei soovi, eks siis sa pead mõistma seda, et ei ole nagu lapse süü, sellepärast endiselt miljardeid valatakse sinna sisse, et su laps oleks seal selles nagu telefonis. No väiksemate laste puhul on esimene asi jah, et sul tuleb kiiresti koheselt vaadata peeglisse nagu nii-öelda vaadata, et minu lastele ise see telefon kätte ei ilmunud. Nad ei läinud poodi, ei ostnud seda mingi sünnipäeva raha eest või midagi siukest. Ei ilmunud ise kätte. Et mul vanem ikka praegu tahab saada mingit elektritõuksit, no see ei tule tal, isegi kui ta seda pappi kogub, no lihtsalt sorry, aga see nagu meie jaoks on natuke liiga ohtlik, et see, et me teame seda, mis on selle tagajärjed olnud ja meil endal ikkagi alles hiljuti sõitis sisse. Sama asi on tegelikult nende nutiseadmete ja kõigist mängudega ka, et kui sul väiksem laps vaatab peeglisse ja siis mõtled, miks see niimoodi juhtus. Nagu mul on 3-aastane laps kodus ja siis ta lõhkus arvuti ära. Kes on süüdi? Mina olen süüdi, et ma talle selle arvuti tegelikult tema kätte ulatuses jätsin. Või jätsid kuhugi peale. Jätsin kuskile peale. Või samamoodi nagu nii-öelda konkreetselt lapsevanemale nagu kuidas oli tal võimalik üldse sinna hasartmänguni jõuda. Palju ma kontrollisin seda asja. Mis ma tegin? Siis tõmbad kohe kässarit, vaatad sinna peegli ette. Ja siis, kui sa oled rahulikult vaadanud, et mis sees, kui ma oma lapsele annan, mis vahendid, mis seadmed talle kätte annan, missugused mängud ma olen talle andnud, et siis selgitada. Kõigepealt selgitada ise endale, vaadata, teha see pilt selgeks, siis selgitada lapsele, et kuule, miks nüüd need piirangud tulevad ja eeskuju näidata seda. Aga kui sul laps teismeline, siis on samamoodi, et kui sa tahad selle telefoni ära võtta, siis tegelikult siis ongi nutivaba päev. Siis on nagu konkreetselt, et ma ei tea, teeme siin mingi kuradi telefoni paastu või midagi sellist, et midagi ei jää sul üle, et sa ei saa, et teismelise puhul nagu hästi oluline see, et see ei tuleks karistusena, vaid et tegelikult ta suudaks kuidagimoodi jõuda sellele mõttemustriga nagu nii-öelda sinnamaani, et oota, et see on mõistlik otsus. See ei pruugi tulla üldse esimese korraga, teise korraga, kolmanda korraga, see on pikemad vestlused, sõprade mingisugused toetused, mingi vanem vend, vanem õde, kes iganes need asjad on, olnud tädid on ja keda ta võib-olla rohkem saab usaldada, kellega võib-olla on parem mingisugune side on ju. Ja aga ka seal on see koht, kus tuleb endale otsa vaadata, et ka teismelised on, et jah, mina näiteks ostsin teismelise endale PlayStationi täiesti teadmatusest on ju, toksisin seda nagu nii-öelda hull on ju, aga õnneks mul jäänud sealt pärast seda nii-öelda seda sõltuvust juurde, et mängisin üle või asendus äkki millegi muuga, ma ei tea. Asendus millegi muuga. Hakkasin trenni tegema, paha noh, mis nüüd sai? Kas teil on ette juhtunud ka mingi lapsevanem, kes ise mängib liiga palju videomänge? Jah, meil on ikka käivad, kui me räägime laste vanemate enda nagu sükest naudingute ja dopamiini vajadusest ja seda, kuidas nad täidavad, siis on ikka tulnud ette küll mitte ühtegi ema, aga nii mõnigi isa, kelle põhiline tegevus on siis mängurlus, mängimine ja siis see on alati siuke nagu see on kahe otsaga asi, et ühtepidi on see, et nagu me ütlesime, et meile tohutult mäng on oluline ja see, et me mängiksime, on nagu väga oluline ja eriti äge on see, kui see mäng on nagu sotsiaalne, eks siis mängimegi koos neid mänge, eks ju. Ja ma saan aru, et ka need nii-öelda vanemad võivad teha seda nüüd online'is koos kellegi nagu teisega seda mängida, aga seal on see nagu paha asi on see, et need ekraanid tegelikult nagu tõmbavad vaikselt nagu tühjaks ja nad annavad küll seda nagu dopamiini nii-öelda kohta küll, aga see nagu pikas plaanis sa tegelikult ennast ei täida ja sellel on nagu koht ja ma ei ütle, et see on nagu vale, et arvutimäng ei tohiks üldse mängida,
ja sest nagu mängul ja selle enesearendamisel selle mängu sees ja siis see nii-öelda dopamiin, mis ta sulle annab ja see kõik on loomulikult on nagu oluline, et mängib nagu rolli ja ta võib olla koht, kui ta ei tule nagu teiste asjade arvelt. Et tihtipeale on lihtsalt see, et selle, kui ma nüüd konkreetne lihtsalt mees, kes mul just nagu pilt ette tuli, et tema naist ma ei tea, aga lihtsalt, et kui sa nagu küsida sama nagu küsimust naise käest, eks ju, et kuidas sulle see sobib, et ta seal parajasti näiteks telefonis või näiteks arvutis nagu iga õhtu 3-4 tundi näiteks arvutit mängib, eks ju, noh, võib-olla see vastus on hoopis teine, eks ju. Ehk siis tegelikult jah, tal on tegevus, mis talle väga meeldib, mis tal lapsepõlvest on nagu kaasa tulnud, eks ju, aga et kuidas see mõjutab tema lähisuhteid. Et noh, et vaadata seda nagu tervikpilti, et iseenesest ei ole ju mängimisel midagi halba, et see, et sa nii-öelda seal ka tahad järjest paremaks ja paremaks, eks ju, saada ennast nagu arendada, aga see nagu tulemus võib olla nagu hoopis vastupidine sellele, et sa oled level 100 oma arvutimängus, eks ju, aga kodus on kohvrid pakitud level 0, level 0, eks ju. Et see, et mis on see nagu teine pool, eks ju, ja jälle, ja me ei oska seda, mida rohkem on meil selle nii-öelda seda sõltuvust nii-öelda, eks ju, seda vähem on meil seda kontrolli, seda valikut teha. Et jah, et me teame, et jah, ma armastan oma naist, ma tahan temaga koos olla, eks ju, ma armastan oma lapsi, ma tahan, et lapsed oleks koos, ma tahan, et me oleks õnnelik pere, aga sul on nagu justkui võimetu tegema seda otsust. Samamoodi nagu alkoholismi puhul, eks ju, või mingi tubakasõltuvuste muu puhul. Sa saad aru, et see ei mõju sulle hästi, jah, sa saad aru, et see hävitab su suhteid, kõige saad aru, aga seda otsust teha ei oska või see on nagu peaasjalikult või nagu võimatu. No eriti pekks on see, et kui nagu alkoholi või tubaka puhul on nagu nii-öelda konkreetselt välja öeldud, et kuule, see ongi jama, on ja, et siis riiklikult on ja, et ohtlik siis tegelikult arvutimängudel justkui nagu on see sildikene seal peal, et 16 pluss või 15 pluss on ja 3 pluss on ja siis pane palju tahad on ja, all in. No mitte kõigile, aga pildikult öeldes jah, sul ei ole seda nagu kohta seda. Seda ei ole jah, et seal on nagu keeruline ja siis ikkagi tuleb ette jah neid inimesi. Tugevam võib-olla sellest arvutimängude sõltuvusest või mängudest ongi siis puhas see nagu ekraan, et see puudutab nii naisi kui mehi, et kui me räägime mingisuguseid et arvutimängud on üks väljendus sellele, aga et see on nagu nii-öelda pigem jah selline, et tuleb ikkagi ette neid isasid, kes ise tunnistavad ka seda, et ma ühe käega siin vaatan telefoni ja teisega lükkan nagu nii-öelda last kiige peale on ja tegelikult mind ei ole seal kohal, et ma olen seal telefoni. Aga siis lõpetuseks aeg hakkab otsa saama, et mis oleks üks soovitus, mis ta annaks lapsevanemale, et siis lapse mängumaailma ohutumaks teha? Mul esimene, mis tuli, ongi see sama kontrolli osana. Et see on, ma arvan, kõige nagu parem, et kui sa nulli ei saa hoida, ja noh, ilmselgelt me nulli hoida ei saa, et me oleme juba nagu sellel ajärgul, et see ei ole nagu soovitus, mida enamus saaks nii-öelda järgida või selle nagu teha, et erinevalt, kui lapsed on eriti, kui nad on natuke juba vanemad, et siis on kontroll ja mitte see, et nagu, et halb kontroll, vaid hea kontroll ja lapsele ka seda kõike edasi anda ja öeldagi, et miks sa seda teed, mis on need ohud siin, mis võib nagu juhtuda, miks sa tahad koos temaga seda läbi mängida, seda mängu ja ma arvatavasti lapsele väga meeldib, et saab mingisugust mängu sinuga koos ka nagu mängida, eks ju, et sa testid need läbi, vaatad üle ja annad ka sellele tabroo peale, et see on okei. Teadlikkus ja eeskuju, mina annaks ka selle, et see eeskuju koht, et lihtsalt lapsevanemaga endale peeglisse vaadata, et kui palju, mida ja mismoodi siis tarbid, et kui sa tõepoolest oledki see geimer, kes tõmbab endale sinna gameituppa ära 3-4 tunniks, siis noh, on ülikeeruline minna selle 13 aastal ütlema, et kuule, sa peaksid ikkagi edaspidi kell 12 magama jõudma, no ta ei jõua, noh. Ta panebki seal poole ööni ja siis läheb magab koolis. Et loomulikult on jah, et see nagu, seda ka veel nagu lõppu, et see tõepoolest on see et noh, on ka mängurlusega ka, sa võid nagu jõuda ju kaugele ja on maailmameistrivõistlused ja kõik, eks ju, igas erinevates mängudes ja et tõepoolest on see võimalik, aga see lihtsalt nagu see inimeste hulk, kes sinna jõuab, on nagu maru kohtuvalt, eks ju, nagu väike aga enamus teevad selle nagu otsuse siis millegi muu arvelt, näiteks enda see nagu tervis või enda suhted, eks ju, et nad nagu sinna nagu jõuavad ja sa unustad ära selle, et mis on noh, nagu päriselt nagu oluline, mis sind nagu pikas plaanis nii-öelda toidab ja nagu sulle nagu annab. Ehk siis see on, ma arvan, oluline, et me mõtleme kogu aeg selle peale ka, et mis on see nagu justkui see
tasu, mis sa siis maksad, mida sa justkui nagu ei ole näha jah, mis ei ole näha, et see, jah, see lõiv nii-öelda ja see tasu, mida sa maksad sellega, mis sa tegelikult ei näe praegu, sa näed 10, 20, 30 aasta pärast. Noortele on seda keeruline selgest ja aga see on vanematele nagu nii-öelda siuksed nõuanded juurde, et lihtsalt juba see, kui nagu Kristoga ütles, et kui sa pead ennast ise asjadega kurssi viima, et see on nagu väga oluline, et vaatadki, mis seal telefonil on, mis mängud ja mis äpid on ja palju ta kasutab, et juba see on juba nagu esimene asi nagu, et see ei ole üldse nagu kui seda on liiga palju, siis sa tead, et kui sinu jaoks on seda liiga palju, siis su lapsele on seda topelt liiga palju. Jah, nagu ei ole mõtet mõelda seda, et mul need laps siin õppis inglise keele ära, et nii tore, et oskab inglise keelt siin rääkida, et see aga laseb veel mäkmesse. äpid on ikka nii hea, et see nagu pääd on, eks ju, ja siis ei ole ju küsimus nagu absoluutselt iga laps oskab YouTube'i vaadata, eks ju, iga laps õpib need mängud ära, mis seal telefoniga pakub, nagu süütsid, on järjest lihtsamaks ka tehtud, eks ju. Ehk siis iga laps saab sellega nagu hakkama ja ta õpib ära, aga mitte nad nagu Jaan Aru ütles, et igaüks ei saa ma ei tea, sportlaseks, muusikuks, kutsnikuks, eks ju. Et seal on vaja seda nagu tööd sinna sisse teha, aga YouTube oskab igaüks vaadata. Et nagu saada sellest aru, et see võimekus ekraanidega läbi käia tuleb kõigil. Meil ka, kellel ei ole ühtegi päädi ega telefoni olnud, oskame ikka neid kasutada, oskame ikka neid mänge mängida, eks ju, nagu isegi kui vanas peas see ette antakse. Ehk siis see ei ole nagu argument oma ette. Nii et jah, need kontrollige, vaadake ja tuleb välja, et nende puhul on ikkagi vähem on parem. Aga Illimar, Kristo, aitäh teile saatesse tulemast ja aitäh kuulamast ja nägemiseni!